Xi alistub Trumpile pärast katastrofiilist kohtumist Pekingis ja märk ilmus otse läbirääkimiste lauale. Sel neljapäeval 2026. aasta 14. mail püüdis Hiina juht Donald Trumpi saabumise muuta jõudemonstratsiooniks. Kuid lavastuse taga astus Xi vestlusse murelikult Taiwani tariifide, tehnoloogia ja energia pärast. Ja veelgi tõsisema tegurina sõda Iraanis, mis tõi nafta, sanktsioonid ja Hormuzi väina Ameerika surve keskmesse. Hiina liider ei alustanud vestlust võitu kuulutades. Ta rääkis tukididese lõksust, ebastabiilsusest ja konflikti ohust, sest teadis, et Trump saabus Hiinasse relvaga, mida Peking tõeliselt austab. Tariifid, tehnoloogia, tarbijaturg ja surve energiamarsruutidele. Tukididese lõks oli kõige paljastavam sõnum. See väljend viitab sõjaohule, kui tõusev suurriik seab väljakutse valitsevale suurriigile. Kui Xi kasutab seda terminit Trumpi ees, ei räägi ta nii, nagu räägiks rahulik inimene. Ta tunnistab, et vaidlus Ameerika Ühendriikidega on jõudnud Hiina jaoks ohtliku punkti. Peking tahab kasvada, tahab tehnoloogias domineerida, tahab Taiwani survestada, tahab laiendada oma mõju Lähis-Idas, kuid teab, et valesti hinnatud vastasseis Trumpiga võib minna liiga kalliks maksma. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla kursis. Informações em tempo real. Informeeritud, reaalajas teave, parima ajakirjandusliku kvaliteediga. Telli kanal ja aktiveeri märguanded, et saada teateid uute videote kohta. Rahvusvahelise uudistekanali standardite kohaselt registreeriti, et Xi annab teada uutest videotest. Hoiatas konflikti ohu eest, kui Taiwanit halvasti juhitaks. Järgmise korrani. Samuti käsitleti kaubandust, tehnoloogiat ja Iraani. Taiwan ilmnes kui Hiina strateegiline nõrk koht. Xi teab, et see on punkt, kus Hiina laienemine jõuab Ameerika Ühendriikides sõjalise ja diplomaatilise piirini. Kui Peking väidab, et Taiwan on siseküsimus, püüab ta hoida Washingtoni eemale Vaikse ookeani kõige tundlikumast piirkonnast. Kuid Trump ei saabunud Pekingisse tavalise külalisena. See ei olnud viisakus kohtumine. See käis selle üle, kellele läheks kallimaks, kui vaidlus kontrolli alt väljuks. Tollimaksud mõjutasid samuti olukorda. Hiina sõltub ekspordist, juurdepääsust välismaistele tarbijatele ja stabiilsusest, et hoida oma tööstusmasin töös. Kõike raskendas veelgi Iraani tegur. Xi oli juba mures Taiwani ja tollimaksude pärast, kuid sõda Iraanis tõi Pekingi lauale majandusliku pommi. Hiina ostab energiat, sõltub mereteedest ja kasutab oma suhteid Teheraniga mõjutusvahendina Ameerika Ühendriikide vastu. Aga Trump tõi selle suhte otse kohtumisele. Reutersi andmetel kujunes Iraani sõda visiidi peateemaks, viimaste rünnakutega laevade vastu Hormuzi lähedal ja Ameerika survega, et Peking võtaks Teherani suhtes aktiivsema rolli. Pärast kohtumist teatas Valge Maja, et Trump ja Xi leidsid, et Hormuzi väin peab jääma avatuks ja Iraan ei tohi saada tuumarelva. See ongi see punkt, mis muudab kohtumise tõlgendust. Xi ei kaitsnud ainult Hiina kaubandust. Ta püüdis vältida, et Iraani sõda mõjutaks otseselt Hiina rahakotti. Hormuz on elutähtis energia läbisõidukoht ning piirkonna ebastabiilsus ohustab laevu, kindlustusi, hindu ja varustust. Reuters teatas, et Hiina naftaimport langes aprillis umbes 5% võrra seoses Iraani sõja ja Lähis-Ida kriisi mõjuga. Tööstusriigi jaoks on see hoiatussignaal. Turvaline Hiina ei peaks arutama rohkem Ameerika nafta ostmist, et vähendada sõltuvust pingestatud marsruudist. Aga just see ilmuski kohtumise kokkuvõttes. Surve tuli juba enne, kui Trump ruumi astus. 11. mail teatas Washington sanktsioonidest 3 isiku ja 9 ettevõtte vastu, keda süüdistatakse Iraani nafta saatmise abistamises Hiinasse. Meetmed tabasid võrgustikke Hongkongis, Araabia Ühendemiraatides ja Omaanis, keskendudes Iraani režiimi ja islami revolutsioonilise kaardiväe kasutatava raha äralõikamisele. See tähendab, et Trump jõudis Pekingisse pärast seda, kui ta oli sihikule võtnud kõige tundlikuma seose Hiina ja Iraani vahel – nafta, logistika ja rahastamine. Xi ei võtnud vastu ainult Ameerika presidenti. Ta võttis vastu mehe, kes oli just andnud löögi masinavärgile, mis ühendab Pekingi Iraaniga. Reuters teatas aprillis, et Iraani kohtuekspertiisi ametniku sõnul oli alates sõja algusest 28. veebruaril Iraanis surnud üle 3000 inimese. See number aitab mõista, miks see teema nii jõuliselt arutlusele tuli. Kriis ei olnud abstraktne.
see hõlmas hukkunuid, ohustatud laevu, surve all olevat energiat, laienevaid sanktsioone ja eskalatsiooni ohtu, mis võiks mõjutada Hiinat, Ameerika Ühendriike, Iisraeli, Pärsia lahe riike ja kogu maailma kaubandust. Seetõttu ei paistnud Xi alistumine välja kui kaotuse tunnistamine. See ilmnes vajadusest pidada läbirääkimisi Trumpi seatud mängulaual. Xi tahtis rääkida tõusva suurriigina, kuid pidi tegelema Hormuzi väina avatuna hoidmise, tuumarelvata Iraani, Ameerika nafta ostmise, kaubanduse, Taiwani ja konflikti ohuga. Hiina püüdis kontrollida kuvandit distsiplineeritud tseremoonia ja riikliku etendusega. Trump kontrollis päevakorda, pannes energia, tariifid ja sanktsioonid ühte paketti. Ajalugu näitab, et Hiina saab aru, kui ta kohtab tõelist piiri. 1995 ja 1996 aasta Taiwani väina kriisi ajal korraldas Peking raketikatsetusi ja sõjalisi õppusi, et hirmutada Taiwanit enne saare presidendivalimisi. Ameerika Ühendriikide vastus tuli mereväe kohaloleku ja lennukikandjate gruppidega piirkonnas, näidates, et Hiina hirmutustaktikal oleks oma hind. See kriis õpetas Hiina režiimile, et jõudemonstratsioonid toimivad ainult seni, kuni leitakse suurriik, kes on valmis oma kohalolekut näitama. Täna kordub see loogika teises vormis. Trump ei pidanud Pekingisse sisenedes avalikult ähvardama. Ta tuli tollidega, sanktsioonidega Iraani nafta vastu ja survega Hormuzi väinas. Xi sai aru, et Taiwan ei ole ainus rinne. Hiinat survestati samaaegselt Vaikse ookeani piirkonnas, kaubanduses ja Lähis-Idas. Teised riigid aitavad samuti seda arengut mõista. India isegi BRICS-i sees nõudis pärast rünnakuid laevade vastu merelist stabiilsust, näidates, et Iraani kriis tekitas lõhesid partnerite vahel, kes tavaliselt kritiseerivad Washingtoni. Energiast ja turvalisest transpordist sõltuvad laheriigid ei saa lubada, et Teheran muudab Hormuzi püsivaks väljapressimisvahendiks. Ka Hiina ise, hoolimata suveräänsuse retoorikast ja sanktsioonide vastasusest, vajab avatud läbipääsu ja stabiilset naftavarustust. See on Xi dilemma. Ta poseerib Iraani ja Venemaa kõrval diplomaatilisel malelaual, aga tema majandus vajab marsruute, mis jäävad turvaliseks ainult siis, kui Ameerika Ühendriigid hoiavad sõjalist, kaubanduslikku ja finantssurvet. Xi lahkus, püüdes avalikult tunnistada, et Hormuzi väin peab jääma avatuks ja et Teheran ei tohi tuumarelva saada. Hiina jaoks, kes püüab end esitleda uue domineeriva jõuna, on see tulemus kaalukas. Mina olen Milson Alves Global ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.